Tšau, tšau. Nii. Teeme vlogi. Teeme vlogi. Teeme vlogi. Teeme. Me jõudsime koos teha emme esimese vlogi. Kõlab imelikult, on ju? Raimond. Tule me juurde. Tule me juurde. Tule, räägime koos. Koos on ikka julgem, on ju? Nii, mis me räägime siis? Mis me räägime? Mitte midagi ei räägi. Issid tahad? Issi on tööl. Emme. Emme on siin samas. Emme. Issi on tööl. Kas sa annad emmele musi ka? No, mis on? Anna ikka emmele musi. No anna. Annad. Raimond, kas sa annad emmele musi? Selline siis oli või on minu blogi esimene tegelikult vist juba kolmas või neljas video, kus ma ise ka reaalselt peal olen. Tegelikult on hästi imelik rääkida iseendaga. Sa lihtsalt vaatad kaamerasse ja sa lihtsalt räägid midagi, see on minu arust nii imelik. Minu jaoks tähendab. Aga teistel videos on lahe vaadata. Tule näitame. Tule, emme peab näitama seda. Tule näita ise. Kus juures järgmises videos ma tahan näidata teile ühte ripsmeduši, mis mulle saadeti. Ja tegelikult ma ei hakkagi seda ise testima ja siis pärast kirjutama, vaid ma tahangi seda esmakordselt testida videos. See on palju loomulikum minu arust. Raimond, tule näita. Tule näita, mida me testima hakkame. Näe. See on, anna korra, emme läheb kohe tagasi. Tule. Ja testima hakkan ikka mina, mitte Raimond. Ja seda peeglit on meil ka vaja. Jah, ma istun siin natuke poolpallilt voodisega, noh. Pole olla. Tule istu siia. Tule istu siia, tee siin lahti ja näitame, milline see on. Ma praegu seda testima ei hakka, sest mul on teine ripsmekas peale, ma ei viitsi ära võtta seda praegu. Aga ilmselt esmaspäeval siis on mul vaba päev. Sorry, et ma kaamerasse ei vaata, ma filmin telefoniga, ma vaatan ennast sealt ekraani pealt. Raimond, ära teeni. Jah, sa oled ripsmeduši jaoks liiga noor veel. Tule siia, tule näitame teistele ka. Tule näita kaamerasse. Tule näita kaamerasse. Me käisime Raimondiga õues. Käisime loomapoes. Anna siia see. Anna. Raimond, tule. Anna emmele. Siia nüüd. Anna siia. Kuule. Peida ära ennast siis. Ei tea või? Mina küll tean. Kus sa oled? Raimond, olete ees. Aia ju. Raimond oleks praegu mu ripsmega tuuri lasknud. Ma ei saa aru, miks nendele väikestele lastele meeldib. Vahet ei ole, kas on tüdruk või poiss. Neile meeldib emme mänguasjadega, ripsmedušidega ja meigi asjadega mäkerdada. Mis see muidugi jumala fun on ja, aga pärast koristada on jumala jama. Kuule, aga sa tahad ka rääkida või? Raimond, tahad rääkida? No tule siia siis. Tule anna kõrvale. Näe,
tule istu siia kõrvale ja ajaga veits juttu. No. Teed tea rahvale. Ja ta nii. Ja siis ta nii. Kus on Raimond? Siin. Kus on Raimond? Siin. Kus on... Mis sa räägid? Raimond, mis sa veel teha oskad? Oskad öelda? Aga nüüd annad endale musi või? Annad musi? Ei anna või? Hästi vaatad. Aga Kalli? Kalli? Kalli annad või? Kalli annad? Ei anna seda ka. Aga siis emme muutub ikka päris kurvaks ju. Raimond, kas sa tahad, et emme hakkab nutma? Ei taha? Ma ka ei taha, nii et anna mulle üks musi. Aga ma ei tea. Siin on mu kass. Ma ei tea, kumb neist neile kassi haigust edasi annab. Aga ma ei teagi, mis nendega teha. Arsti juurde minema. Ma kunagi kusjuures, mul endal oli kassi haigus ja siis ma sain mingit spetsiaalset seepi, millega kassi pesta. See kadus ära, aga nüüd ei ole ei loomapoodides ega loomakliinikutes seda seepi ega mingit šampooni. Ja ma pean minema ilmselt siis vastuvõtule. Ja seal tehakse siis vinks-vonks korda ilmselt. Ma loodan. Sest Raimond on üleni täis neid laike. Mul neid ei ole. Keilul neid ei ole. Hendrikul ka ei ole. Siiamaani pole märganud. Ei teagi. Ma ei kujuta ette, kus kassid selle saada ka võisid, sest nad ei ole. Ma ei tea, mis ajast väljas käinud. Ma ei mäletagi, millal nad viimati väljas käisid. Ja suuremal kassil oli see kassi haigus mingi 4 aastat tagasi. Isegi rohkem. Ja siis see seebiga välja pestud. Ja nüüd on see tagasi. Ja ma ei tea, kus seda saadud on. Google ka eriti aidanud. Üks leht ütles, et see ei ole nakkav inimeste vahel. Et loomalt otse inimesele jah. Ja teine leht ütleb, et inimeselt inimesele ka nakkab. Seega ma ei teagi. Raimond lasteaias hetkel ei käi. Ilmselt Keit võtab temaga haiguslehe, sest mina ei taha haiguslehel istuda. Ma alles istusin. Tahaks ikka normaalselt tööl ka käia. Issand, ma olen juba nii palju rääkinud, kuigi ma pabistasin ja mul ei olegi midagi rääkida. Ja ei olegi enam imelik iseendaga rääkida. Et jah, aga ma siinkohal vist lõpetangi, sest kohe hakkab vaprad ja ilusad. Kas sa ütled tšau või? Teeme tšau! Tšau, tšau! Nissid tahad? Nissi on tööl praegu. Anna! Anna nissid sulle. Ma ei saa, Nissi on tööl. Aga sa võid... Oi. Sa võid mulle musi edasi anda, ma annan Nissile. Teeme nii, anna. Ma annan Nissile edasi. Tahad ise anda? Tahad potile minna? Ei taha potile. Aga teeme nüüd tata. Teeme tata. Lähme telekat vaatama ja mängime. Tšau!